Vaata fotot endast 1-aastasena. Tõenäoliselt arvad, et vaatad endast nooremat versiooni ja oled lihtsalt need varased aastad unustanud. Kuid bioloogiliselt see nii ei ole. Su aju ei kaotanud neid mälestusi lihtsalt ära, vaid vormindas kõvaketta aktiivselt. See beebipildil, see ei ole sina. See on täiesti erinev olend, kelle mõistus lammutati füüsiliselt laiali ja kirjutati üle, et sinu praegune teadvus saaks eksisteerida. Sellepärast ei mäleta sa beebina olemist. Esimene peatükk võõras albumis. Tõenäoliselt oled kuulnud müüti, et inimkeha vahetab end füüsiliselt välja iga 7 aasta tagant. Aga nagu paljude interneti lemmikute ja tihti korratud popteaduse väidete puhul, on see vaid pool tõest. Kuigi rakud, nagu sinu naha- ja soolerakud, mis muide on kõige rohkem avatud tugevale päikesevalgusele ja võimsale happele, uuenevad iga paari nädala tagant, jääb sul palju sinu beebirakke alles kuni surmani. Näiteks ainult umbes 40% sinu südamerakkudest uuenevad kogu elu jooksul. Ülejäänud jäävad sinuga kogu eluks. Aga sinu mälestused, need pole sugugi nii vastupidavad. Sa ei mäleta, et olid see beebi fotol, aga hirmutav on see, et selle foto nägemine paneb sind arvama, et sa mäletad seda. Protsessi, mida teadlased nimetavad iniku või lapsepõlve mälu kaotuseks, käigus puhastavad mitmed keerulised, kuid mitte salapärased protsessid vaimse seisundi puhtaks. Nende asemel on suur hägune tühimik, mis on vastuvõtlik tänapäevasele teabele, mis sellele mõju avaldab. Tegelikult on see beebi, kes oled albumil, täiesti võõras tänapäeva sinule. Nii võõras, et keegi võiks sulle näidata teise beebi fotot ja sa hakkaksid uskuma, et see oled sina. Tasa ja targu lükatakse vanad mälestused paberipurustisse ja asendatakse uuega. Millal hakkab see olemast vana sina? See on nii häiriv küsimus, et filosoofidel on selle jaoks 2 erinevat mudelit. Teeseuse laev ja Soritese paradoks. Esimeses mudelis, kui sa aastakümnete jooksul vahetad laeva iga osa remondi käigus aegamisi välja, kuni algseid osi pole enam alles, jääb küsimus, kas see on ikka seesama laev. Teises mudelis pead sa mõtlema liivahunniku peale. Kui palju liivateri pead sa eemaldama, enne kui see lakkab olemast hunnik? Või meie puhul, kui palju mälestusi selle beebi ajus peab kaduma, enne kui ka beebi ise kaob? Kas sa oled päris? Kas sa oled alati olnud sina ise? Või teaduslikult öeldes, kas sa olid teine üürnik, kes ootas beebi aju arengu ajal kulisside taga valmis sisse kolima? Teine peatükk. Riistvara illusioon. Esimene asi, mida pead mõistma, on see, et asi ei ole selles, et beebid kasutaksid nõrka riistvara. Tegelikult on see hoopis vastupidi. Beebi aju on tegelikult nagu kõrge jõudlusega Ferrari võrreldes selle lagunenud Honda Civicuga, millega enamik meist keskeas töötab. Täiskasvanuna moodustab sinu aju vaid 2% sinu kogu kehakaalust. Enne sündi oli see üle 10 korra rohkem, 25%, vahetult enne sündi. Ja isegi pärast sündi moodustab aju endiselt muljetavaldavad 10% beebi kehakaalust. Ja sinu elu esimesel 3 kuul kasvab sinu aju jätkuvalt 1% võrra päevas, mis on võrreldamatult kiire aju arengu periood. Imiku aju on võimas andmekäsn, millel on hämmastavalt 50% rohkem sünaptilisi ühendusi kui täiskasvanu ajul. Kui sul oleks täiskasvanuna selline aju, nagu sul oli beebina, kujuta ette, kui kiiresti sa suudaksid omandada uusi oskusi, õppida uusi keeli ja arendada oma isiksust. Neuroplastilisus on võrreldamatu. Imiku ajus tekib iga sekund üle miljoni närviühenduse ja see protsess nõuab pööraselt suurt ainevahetuslikku kulu. 60% beebi energiast kulub otse aju arengule. Isegi 3-aastaselt on sinu aju 2 korda aktiivsem kui täiskasvanu aju. Kui seda vaadata sellest vaatenurgast, siis on keskmine beebi või väikelaps roomav, lobisev superarvuti juba enne, kui ta suudab tähestikku ette lugeda. On selge, et sa ei kaota kõiki oma beebimälestusi lihtsalt sellepärast, et sinu beebiaju on olemuslikult nõrk riistvara. Kuid sinu imiku ja mina täielik kustutamine ei ole süsteemi viga. See on selle omadus. Imiku aul pole mingit probleemi lühiajaliste mälestuste salvestamisega, kuid pikaajaliste mälestuste puhul on sinu ajus ühes elutähtsas osas nimega hipokampus struktuurne kitsaskoht. See on väike osa sinu limbilisest süsteemist, mis korraldab sinu mälestusi, valides, millised lühiajalised mälestused salvestada sügavalt pikaajalisteks mälestusteks. Nagu selle teema autoriteetne uuring ütleb, on inikueas hipokampuse neurogeneesi tase kõrge ja värskelt tekkinud mälestused kipuvad kiiresti ununema. Põhimõtteliselt vana välja ja uus sisse. Ja kui see vana on läinud, siis on see igaveseks läinud. Aga see pole ainus protsess, mis näib olevat otsustanud sinu lapsepõlve mina hävitada. Selgub, et just sinu aju kasv võib olla viimane nael kirstus. 3. peatükk. Kõvaketta vormindamine. Pauli W. Franklini ja Sheena A. Josselini.
2014 aasta uurimus neurogeneesi ehk uue närvikoe loomise olemuse kohta on täielikult muutnud meie arusaama sellest, kuidas aju iseennast hävitab, et uuesti sündida. Nad nimetavad seda puhastusmehhanismiks. See on viis, kuidas aju hoiab end ummistumas tarbetu infoga, nagu paroorid kontodele, mida sa enam ei kasuta, vanad lotonumbrid ja see, mida sa 3 aastat tagasi täna hommikul sõid. Kõigi nende asjade hoidmine ajus tunduks tõenäoliselt pigem needusena kui supervõimena. See konkreetne puhastusmehhanism, mille Franklin ja Jocelyn tuvastasid, on täielikult seotud sellega, kuidas uusi rakke tekib dentaatse küruse subgranulaarsest tsoonis. Seal nad kõigepealt paljunevad, enne kui hiljem liituvad hipokampuse närvivõrgustikuga. See ongi see, mis juhtub siis, kui sul on uued kogemused ja sa lood selle käigus uusi mälestusi. Kujuta ette, et sul on kast täis plastpalle, umbes selliseid nagu leiab pallimerest. Siis anname sulle uue palli ja ütleme, et tahame, et sa viiksid selle kasti põhja, ilma et liigutaksid ühtegi teist palli selle käigus. Võimatu, eks? Just nii segavadki subgranulaarsest tsoonist dentaate kiiruse uued rakud hipokampuse struktuuri. Sa ei saa lisada midagi uut suletud süsteemi ilma, et muudaksid põhimõtteliselt seda, mis seal juba sees on. Tsiteerides uuringu tulemusi. Kui uued rakud integreeruvad hipokampusesse, muudavad nad paratamatult olemasolevat närvivõrgustikku. See ümberkujundamine võib kahjustada juba nendest närvivõrgustikest talletatud mälestusi. See ei ole lihtsalt lisamine, vaid nende segipaiskamine. Mida rohkem sa õpid, seda vähem sa tead. Selle uuringu tulemuste valguses on suureks kasvamise protsess peaaegu nagu arvuti RAM-i uuendamine ajal, kui arvuti ise töötab. See on jõuline sekkumine, mis rikub kehtestatud korda ja rebib läbi juba olemasoleva vaimse arhitektuuri. See uurimus on pöörane paradigmanihe väga paljudel põhjustel. Näiteks analüüsides, kuidas olemasolevad ja uued mälestused üksteist mõjutavad. See näitab ka, et sihtides aju konkreetseid osi, võime leida uusi ravivõimalusi mälukaotust põhjustavate haiguste nagu amneesia või dementsus jaoks. See kordab ka üht häirivat mustrit. See sina, kes eksisteerib beebina, näib olevat saatuse poolt täielikult hukule määratud. Sinu keha ja aju loomulike protsesside tõttu, kui sa suureks kasvad. Ja hull asi on see, et me alles hakkame mõistma, kui paljud loomulikud protsessid kehas näivad selles vandenõus sinu enda mõistuse vastu kaasa löövat. 4. peatükk. Sünaptiline veresaun. Inimese aju on nagu kinnisvara. Ruumi küsimus on alati oluline. Sinu kolju suurus seab alati piirangu sinu aju füüsilisele suurusele. Aju füüsiline suurus omakorda piirab alati võimalike sünaptiliste ühenduste arvu selles. Nagu ma varem ütlesin, kui oled imik, on su aju nagu käsn, mis imeb endasse kogu sind ümbritsevat infot. Selle aja jooksul omandad palju väärtuslikku teavet, alates keelest kuni teadmiseni, et kuumapliiti ei tohi katsuda. Paratamatult nagu keegi, kes klikib internetis igale allalaadimislingile, korjab su aju endasse ka palju rämpsu, mis võib olla kasutu või isegi ohtlik. Ja just sellepärast, kui inimene jõuab puberteeti, läbivad tema mõistus ja mälestused jõhkra kärpimise perioodi, mida nimetatakse sünaptiliseks kärpimiseks, mis tähendab tegelikkuses loendamatute mälestuste pöörast hävitamist. Ja kui sa seda vaatad ning oled vanuses 12–30, siis toimub see praegu sinuga. Sa oledki praegu selles piiripealses seisundis, kus üks osa sinust sureb ja teine alles kujuneb. Ja millised sünapsid kärbitakse, sõltub täielikult igaühe enda eripärast. Mõtle sellele kui põhimõttele kasuta või kaota, kus need sünaptilised ühendused, mida sa sellel perioodil kõige rohkem kasutad, mälestused inimestest ja kohtadest, keda sa kõige sagedamini näed, oskused, mida kõige rohkem rakendad ja nii edasi, tugevnevad. Need ühendused, mida kasutatakse vähem, närbuvad ja surevad välja. Sünaptilise kärpimise protsessist saad sa palju kasu, parem keskendumisvõime, selgem mälu ja parem meeldetöötlus. Aga sinu keha eelmise elaniku jaoks on see sisuliselt nagu maailma lõpu täitumine. Umbes 3-aastased saavutad sa oma sünapside absoluutse tipu ning 3 ja 10 eluaasta vahel hävitatakse täiesti pöörased 50% sinu lisasünapsidest. See on nagu linn, mis hävitab pooled oma teed ja sillad, et vähendada ülejäänutel ummikuid. Kõige selle juures on põnev, kuid traagiline see, et sa ei saa kunagi tegelikult teada, mida sa kaotasid. Aga isegi kui sa suudaksid ületada selle neuroloogilise takistuse, et sellest kõigest aru saada, on selle ukse taga veel üks lukusuks. Ja see on puhtalt psühholoogiline. 5. peatükk. Peegel ja kummitus. Millal sa tegelikult hakkad ennast iseendana tajuma? See kõlab nagu selline küsimus, mida inimesed hakkavad peol üksteiselt küsima umbes kell 2 öösel pärast mõnda liigset jooki.
Aga tegelikult on see küsimus, mille üle psühholoogid on aastakümneid põhjalikult mõtisklenud. Nad on isegi välja töötanud geniaalse testi selle uurimiseks. MSR ehk peegli enesetuvastuse testi. 1970 aastal tuli psühholoog Gordon Gallup Junioril geniaalne mõte, et inimese või mõne muu looma eneseteadvuse taset saab mõõta nende võime järgi ära tunda oma peegelpilt iseendana, mitte mõne teise loomana. Inimbeebide puhul tuntakse seda konkreetset varianti peamiselt kui punase laigu testi, kus kasutatakse punast jumestust, et teha lapse nahale täppkohta, mida ta ise ei näe, tavaliselt näiteks laubale. Kui beebi nägi peegelduses punast täppi ja sirutas kohe käe omaenda lauba, mitte peegli poole, oli see üsna tugev märk, et tal on mingil määral eneseteadvus olemas. Aga siin tuleb huvitav osa. Esimese 12 elukuu jooksul kukkusid beebid peeglitesti läbiviimisel peaaegu alati läbi. Nad ei vaata peeglis olevat kummalist väikest kiilast, ilastavat olendit ja mõtle, et see olen mina, sest nende minatunnetus ei ole veel tegelikult välja kujunenud. Selle asemel nägid nad varasemates inimestel tehtud uuringutes oma peegelpilti kui sotsiaalset mängukaaslast. Alles 20. ja 24. elukuu vahel tõusis äratundmine üle 65%. Nii et enne seda nägi peaaegu pool imikutest peeglis lihtsalt võõraid. Kuidas saab salvestada mälestusi iseendast, kui sa ei tea isegi, mis see mina tegelikult on? See jätab beebidele vajaduse leida mälestuste kontekstualiseerimiseks teine viis. Aga ka meie peamine viis seda teha ei ole tegelikult eelnevalt kodeeritud. 6. peatükk. Keelelukk. Üks paljudest inimkonna tööriistadest, mis andis meile ülekaalu planeedil Maa, on meie võime suhelda nii kõne kui ka kirjalikus keeles. Meie sõnavara on paljuski meie viis kujutlusvõime piiride tõmbamiseks. Mida see siis tähendab aju jaoks, enne kui me keele omandame? Kui tunded ja aistingud on mälu pehmed organid, siis keel on see skelett, mis kõike koos hoiab. Enne keelt on see niinimetatud keele-eelne ehk somaatiline mälu talletatud puhtates aistingutes. Kuid kui lapsed omandavad keeleoskuse oma elu esimesel 2–3 aastal, muutub nende mälu talletamise viis radikaalselt ning keelest saab omamoodi vaimne salvestusvahend. Ja kui see salvestusvahend muutub, kaob ka sõnum. 2002 aastal viisid Gabriel Simcock ja Harleen Hain läbi uuringu, et teada saada, kas uute sõnade õppimine annab lastele võimaluse kirjeldada varasemaid enne kõneoskuse omandamist tekkinud mälestusi. Nende testi tulemused tunduvad ka täna veel uskumatult šokeerivad. Testi ajaks olid kõikide vanuserühmade lapsed omandanud enamiku sõnavarast, mis oli vajalik selle konkreetse sündmuse kirjeldamiseks. Sellest hoolimata ei pannud nad testi ajal oma enne kõneoskuse omandamist tekkinud mälestuste aspekte sõnadesse. Ühelgi juhul ei andnud laps suuliselt edasi infot selle sündmuse kohta, mis ei kuulunud tema aktiivsesse sõnavarasse sündmuse meeldejätmise ajal. Järeldame, et keele arengul on keskne roll lapsepõlvemälu puudumises. Teisisõnu, niipea kui sa suudad öelda head aega, beebi, peaksid sa just seda ütlema kõigile oma mälestustele enne seda aega. Aga kui sa õpid midagi nii kummalist ja häirivat nagu see, võid sa hakata otsima erandeid. Näiteks, mis juhtub nende inimeste mälestustega, kes suudavad peaaegu kõike meeles pidada? 7. peatükk. HSAM-i paradoks. Mõnikord võib mälu olla needus. Kujuta ette oma elu kõige piinlikumat hetke. Kujuta ette, et sa suudad seda hetke kogu oma elu jooksul täiesti selgelt ja elavalt meenutada. Selline on nende inimeste võitlus, kellel on erakordselt hea autobiograafiline mälu ehk HSAM. See tähendab, et selle seisundiga inimene suudab veatult meenutada kõike, mis temaga on juhtunud. See seisund on äärmiselt haruldane, ainult umbes 60 inimesel on see kunagi edukalt diagnoositud. Uuringud jätkuvad endiselt, kuid praegu arvatakse, et selle põhjuseks võib olla suurem ajutine sagar, mis tegeleb mälutöötlusega, ja suurem sabatuum, mis mängib rolli õppimises. Ja sellise seisundi olemasolu tõstatab põneva küsimuse. Isegi nende inimeste seas, kellel väidetavalt on täiuslik mälu, miks ei suuda paljud neist ikkagi meenutada oma varaseid beebiaastaid? Enamasti algavad need ülirealistlikud mälestused hilises lapsepõlves. See tähendab, et isegi kui sul on ülihea mäluvõime, ei pääse sa ikkagi lapsepõlve amneesia ehk imikuea mälu giljotiini eest. See on lihtsalt elu loomulik ja vältimatu osa, kuid tundub võimatu seda täiesti omaks võtta, ilma et küsiks veel ühe küsimuse. Mis on evolutsiooniline kasu sellest, et viskame oma varaseimad eluaastad prügikasti? 8. peatükk. Stabiilsuse ja plastilisuse dilemma. On selge, et aju kui organ on pidevas muutumises, areneb ja kohaneb selle eluetapiga, mida see parasjagu toetab. Ja kui su elu edasi liigub, siis lihtsalt öeldes vajad sa teistsugust aju.
Sinu varasemates eluaastates pole miski tähtsam kui neuroplastilisus. Su meel on nagu pehme märg savipall ja iga päev hakkab teda kujundama see info, mida ta vastu võtab. Kasvades saad sa parema ettekujutuse oma eluteest ning kogemused vormivad selle savi millekski konkreetseks. Oletame näiteks, et see savipall, mis on sinu aju, vormitakse tassiks. Kuid isegi kui see on tassikujuline, ei tohiks märga savi kuuma kohviga täita. Mida siis teha? Sa paned selle tassi ahju ja küpsetad selle oma kujule. Sel hetkel kaotab tass oma plastilisuse, võime olla ükskõik mis ning selle asemel saab ta stabiilsuse. Nüüd on see lihtsalt üks asi, kuid see on selles ühes asjas palju parem kui varem. Väga sarnane protsess toimub ka sinu ajus. See kaotab võimaluse eksisteerida võimaluste maailmas, kuid selle asemel saab see olla midagi, mis on väärtuslik sotsiaalsete olendite globaalses kogukonnas. Kui oled kõndimise ja rääkimise põhjalikult selgeks õppinud, peab su aju need kõndimise ja rääkimise käsiraamatud kõrvale heitma, et teha ruumi eksistentsi keerukamatele nõudmistele. Aga see, et kõik see on kustutatud, ei tähenda, et sinu täiskasvanud meeleuduses maailmas poleks mingeid jälgi alles jäänud. 9. peatükk. Kummitusmasinas. Paljudest protsessidest, mis ajus korraga toimuvad, on tegelikult vaid vähesed neist teadlikud. Enamik neist töötab justkui taustal, isegi need, mis pole füüsilised refleksid, vaid õpitud oskused nagu kõndimine ja rääkimine. Neid nimetatakse protseduurilisteks mäludeks ja need kuuluvad implitsiitsete mälude suuremasse alamkategooriasse. See on sinu aju eelmise asuka elav pärand. Teod ja reaktsioonid, mis on juurdunud sinu enda sügavasse ajalukku. Asjad, mida sa teed ilma, et sa tegelikult mõistaksid miks. Sa oled koerte läheduses närvis ilma nähtava põhjuseta, kuid tõenäoliselt juhtus see seetõttu, et saksa lambakoer haukus sulle näkku, kui sa olid 1-aastane. Sul olid juba enne, kui sa oma ema tegelikult tundma õppisid, temaga seoses ähmaselt positiivsed tunded, sest sa lõid selle sideme juba enne, kui sa olid päriselt sina ise. Suits on alles, aga tuli on ammu kustunud. Kõik, mida sa teha saad, on küsida, kuhu see kõik kadus? 10. peatükk. Uus üürnik. Kõik see tõestab lõpuks seda hirmutavat tõde, millele me video alguses vihjasime. Sina. See tähendab see pidevalt muutuvate mälestuste ja sähvatavate sünapside kogum, mis kollektiivselt otsustab, et ta on sina, oled mingis mõttes alati olnud sina. Sa pead lihtsalt oma vanusest mõned aastad maha võtma, et saada tõeliselt täpne pilt. Sinu kehaks nimetatud lobutiku esimene üürnik, see, kes õppis kõndima, ütles keha esimesed sõnad, nägi esimest päikesetõusu ja loojangut, on nüüdseks vaid andmekummitus. See nõrk mulje, mis tekib su mõtetes, kui vaatad vanu fotosid või kui vanemad räägivad sulle armsaid lugusid sinu varasest lapsepõlvest. Nad andsid sulle kõik ja sina tapsid nad kõik lihtsalt sellega, et sa olemasollu astusid. Nii et järgmine kord, kui sa vaatad oma peegelpilti, võta hetk, et meenutada, et see peegelpilt pole kunagi olnud ainult sinu oma. Võib-olla sosista väike tänu sellele inimesele, kes hoidis selle sinu jaoks esimestel aastatel soojana. Võib-olla, kui pärast seda on midagi, kohtud sa nendega kunagi. Tahad rohkem teada inimese mälu hirmutavast haprusest? Vaata nüüd videot Mees, kes läks juureravi tegema ja kaotas igaveseks mälu. Või vaata hoopis seda.